Karl Robin Rillo, palju õnne, koadide esikoht kuulub sulle. Ma vist ei eksi, kui ma ütlen, et see Pärnu etapp oli sulle vist mõnevõrra rahulik. Jah, teoorias arvata oli, et tuleb rahulikum, aga praktikas ta nii välja ei kujunenud, esiteks kohe kiidusõnad poistele, et arvasin küll, et Rasmusel kahjuks läks masinaga, aga siis arvasin, et tuleb siuke rahulik kulgemine, aga ei, Kohol ja Vestungil olid kiirused väga head ja ei saanud järgi jätta, ei saanud sõita rahulikku ja turvalist sõitu. Aga jah, see selleks, tegin enda sõitu ja mõlemast sõidust tuli ikkagi trall sisse, et parem jalaraud lihtsalt murduski raami küljest ära mõlemas sõidus ja kohati pidi sõitma niimoodi hoidma, et paremat jalga väga ei saanud toetada. Ja jah, uus rada on siuke, et iseendale nagu sõitjana väga meeldib, et elemendid on nagu ägedad ja nauditav on, kui kõik saab üle, aga tõesti masinal on ta päris rets, et päris palju katkestamisi oli siin täna ja masinate lappimist, et ma loodan, et sellega midagi tehakse, et ta nii raske masinal ei oleks. Arusaadav, aga mis võib-olla kõige rohkem selle raja juures täna meeldis? Ma arvangi üleüldiselt see nii-öelda fantaasia nende elementide suhtes, et näiteks tagumine osa, kus saab lainetesse hüpata üksikust ja kõik need elemendid üleüldiselt on siukesed, et saab kaifida sõites, et on nauditav ja ei ole siukest kohta, mis nagu iga ring mõtled, et oi, jälle peab selle hakkama saama, et kõik on nagu nauditav. Kas sa oled saanud varem siin seda uut rada proovimas ka käia või täna oli täiesti esimene kord? Ei, trennis käisin ka, aga jällegi trenn jäi ka lühikeseks tehniliste probleemide tõttu, et jah, ikkagi toonitan, et ma loodan, et midagi tehakse ja ma loodan, et soolodel on siin parem seis, aga koadidele on ta ikkagi tehniliselt päris lõhkuv. Mis ta just võib-olla kõige nagu sükseks koadidele lõhkuvamaks teeb? Eelkõige ma arvan see, et esiteks kivi, et hästi palju kivi on nüüd väljas, kui uus rada tehti ja teiseks on see, et hästi paljud viskenukid ja maandumisnukid on hästi teravalt ja järsult niimoodi, et ükskõik kui kangeks amorti ei pane, lööb põhjaga vastu maad ja siis pinnas on ka muidugi väga kõva, et kogu aeg võtab masin neid lakse ja midagi ei saa parata selle vastu. No täiesti arusaadav. No tänane päev on igal juhul tehtud. Mis võib-olla su võistluskalender edasi näeb? Nüüd kolmapäeval on lend Prantsusmaale Ponteva 12 tunni sõidule, kus ka Kevin juba harjutab ja treenib, et harjutab sellepärast, et ta täna siin ei olnud, aga täiesti arusaadav ka, see on väga prestiižne ja väga auväärt üritus, kuhu tulevad kõik maailmas kokku, et kas või, ma ei tea, veteran hobita Itaaliast kuni USA tippudeni kokku, et see on see üritus, mis toobki kõik kokku ja selle võit on väga-väga prestiižne, nii et sinna on minek ja peale seda juba langeestikad. Ma just tegelikult tahtsingi küsida, et Kevin on tegelikult Pärnu motoklubi oma sõitja ja jättis selle võistluse kahjuks siin vahele, et just minnagi siis testima enne seda prestiižset võistlust. Millised võib-olla on sinul plaanid selleks võistluseks? Mul otseselt plaane ei ole, et mul on toonitatud, et see on eelkõige selleks, et ise nautida ja mul on veel teine aasta alles, nii et ma alles üritan kogemust saada ja mina otseselt, kes ei läheks võitu sihtima, aga arvestades, mis tiimid seal on, siis ma sellele väga ei looda. Aga tõesti, lähen lihtsalt nautima ja kogu see festival, kogu see üritus üleüldse on nagu unustamatu ja väga ebareaalne kogemus, nii et üleüldse seda nautima lihtsalt. Aga millised on võib-olla esimese aasta muljed, kas sa esimesel aastal said seda võistlust nautida? Nii ja naa, ma läksin sinna suht värskelt põlvevigastusest, mis ma Madonast sain ja sidemevigastus oli ja ei olnud sõit väga mugav, aga kogemuse sai kätte ja kõik see emotsioon oli ikkagi ebareaalne. Mõned Eesti meistrivõistluste etapid on samuti veel tulemas, aga tulemus on ka rahvuste kross. Millised on selleks võib-olla plaanid, sest juba vaikselt peaks hakkama ju tegelikult ettevalmistuma ka selleks? Jah, eks ettevalmistused vaikselt sujuvad ja esimesed plaanid on tehtud ja mis seal ikka, hakkame vaikselt rääkima vahel, trenne plaanima ja üritame üksteisel saada parimasse vormi enne seda, et tuua võimalikult hea tulemus. Selge, suur aitäh selle intervjuu eest ja soovime sulle palju edu! Aitäh!